Ukrainal on sõjas Venemaa vastu salarelv ja see pole see, mida sa võiksid arvata. Väljend salarelv võib viidata täiesti uuele vargraketile, mida Vene õhutõrje ei suuda tuvastada, rääkimata selle allatulistamisest. Või uuele õhutõrjesüsteemile, mis suudab alla tuua Vene droone ja rakette, mis maksavad kordades rohkem. Võib-olla tuleb isegi meelde tipptasemel tehisintellektil põhinev lahinguvälja luuresüsteem, mis annab Ukraina komandöridele täieliku ülevaate lahinguväljast, enne kui nende Vene kolleegid on jõudnud päeva esimese viina valada. Kõik need süsteemid on juba töös, aga ühe pensionil kõrge USA kindrali sõnul on Ukraina salarelv midagi palju lihtsamat ja sügavamat. Kohanemini. Hiljutises arvamusartiklis mainekas USA ajakirjas The Bulwark esitab pensionil kindralleitnant Mark Hertling veenma seisukoha, et Ukraina suutlikkus Venemaad üle kavaldada ja vastavalt uuendusi teha on võimaldanud tal sõja 5. aastal strateegilise initsiatiivi tagasi saada. Siin on, kuidas Hertling olukorda analüüsib ja mida see konflikti tulemuse jaoks tähendab. Hertling on kaugel tavalistest diivani analüütikutest. Ta oli Ameerika Ühendriikide armee Euroopa vägede ülem aastatel 2011 kuni 2012. Ta juhtis ka esimest soomusdiviisi Saksamaal, mis oli põhjavägede rahvusvaheline diviis Iraagi sõjalise jõu suurendamise ajal aastatel 2007 kuni 2009. Nii et ta teab nii mõndagi mitte ainult Ida-Euroopa rindest, vaid ka sellest, kuidas sõdu tegelikult operatiivselt ja strateegiliselt peetakse ja võidetakse. Ja just sellele ulatuslikule praktilisele kogemusele ta tuginebki, et seda argumenti üles ehitada. On palju põhjuseid, miks Ukraina on strateegilise initsiatiivi tagasi saanud, kuid need kõik taanduvad ühele põhimõttele – kohanemisele, kirjutab ta. On juba ammu tunnistatud, et lahinguplaanid lähevad harva, plaanipäraselt. Seda järeldust võtab ilmselt kõige paremini kokku kuulus tsitaat Price'imaa feldmartsal Helmut von Moltke vanemalt, kuigi seda omistatakse sageli ekslikult tema kaasmaalasele kindral Karl von Clausewitzile. Ükski tegevusplaan ei ulatu kindlalt kaugemale esimesest kokkupõrkest vaenlase põhijõududega, kirjutas Moltke 1871 aastal. Ainult asjatundmatu usub, et kampaania käigus näeb ta algse mõtta järjekindlat elluviimist, mis on eelnevalt igas detailis läbimõeldud ja lõpuni säilitatud. Selle põhitõsiasja tulemusena, ütleb Hertling, on sõjaväejuhid alati kulutanud tohutult jõupingutusi, et mõelda, kuidas vastaseid üle kavaldada ja eelist saavutada, sest sõjapidamine ei ole kunagi staatiline. Üks pool komistab alati või muutub enesega rahulolevaks, mis võimaldab teisel poolel kohaneda. Iga lahinguväli areneb, iga uus tehnoloogia loob nii võimalusi kui ka riske ning iga vaenlane näitab mingil hetkel üles haavatavusi. Seega sõltub võit suuresti sellest, milline ülemate grupp suudab kõige paremini kiiresti muutuvaid olusid ära tunda, vananenud eeldused kõrvale heita ja otsustavalt kohaneda enne, kui vaenlane seda teeb. Need kohandused hõlmavad sageli põhjalikke muutusi strateegiates ja nende elluviimises. Heaks näiteks on Ukraina, kes võttis laialdaselt kasutusele droonisõja, et kompenseerida oma suurt puudujääki tööjõus ja tavapärases lahingutehnikas, vähemalt võrreldes Venemaaga. Nagu me hiljem arutame, muutis see samm sõja kulgu põhimõtteliselt ja kujundab seda jätkuvalt. Kuid mõnikord võivad isegi peened kohandused infoväljas avaldada tohutut mõju sellele, kuidas sündmused rindel arenevad, nagu näitab ka see näide. Hertling ütleb, et tema teenistuse ajal Iraagis mõistsid USA komandörid, et suhtluses kasutatavad väljendid nii Ameerika avalikkusega kui ka iraaklastega vajavad muutmist. Alguses kasutasid ameeriklased palju väljendit südameid ja mõistust võitma, mis oli varasemates USA sõjalistes operatsioonides mässuliste vastu edukalt toetanud nii kodumaist kui ka operatiivset toetust. Kuid Hertlingi sõnul saime aru, et iraaklased ei tahtnud Vietnami ajastu loosungeid ja nad kindlasti ei tahtnud olla meie moodi. Selle asemel soovisid nad turvalisust, usaldusväärsust ja partnerlust. Meie mõtteviis nihkus nii Iraagi sõdurite kui ka tsiviilisikute usalduse võitmise poole ning näitasime seda võideldes nende kõrval, mitte lihtsalt nende ümber tegutsedes. See peen muutus mõtteviisis, keeles ja tegutsemisviisis aitas oluliselt kaasa iraaklaste usalduse võitmisele. See on kõnekas näide sellest, kuidas peened muudatused võivad avaldada tohutut mõju konflikti lõpptulemusele. Kuid USA oli sunnitud tegema ka palju nähtavamaid ja jõulisemaid muudatusi tegelikul lahinguväljal, võrreldes oma algsete plaanidega.
sest USA kasutas võrreldamatult suuremat jõudu kui erinevad relvarühmitused, kellega ta Iraagis silmitsi seisis. Mässulised said kiiresti valusalt aru, et nad ei saa tulele tulega vastata. Seega muutsid nad mängureegleid. Nad läksid üle asümmeetrilistele taktikatele, milleks USA polnud valmis. Nad hakkasid kasutama detsentraliseeritud rünnakuid, teeäärseid pomme ja infooperatsioone, mille eesmärk oli õõnestada avalikku toetust ja operatsioonide hoogu. Ja mõnda aega see strateegia töötas. Hertling ütleb, et USA esialgsed vastused jäid arenevale ohule maha, mõnel juhul isegi aastateks. Lõpuks aga kohanesid USA komandörid ja sõdurid edukalt. Luure integreeriti tihedamalt operatsioonidega. Vastumeetmed improviseeritud lõhkekehade vastu töötati välja ja viidi kasutusele. Detsentraliseeritud operatsioonid ja elektrooniline sõjapidamine võeti kasutusele ning loodi tihedam koostöö kohalike jõududega. Lõpuks, nagu Hertling ütleb, tuli edu seetõttu, et Ameerika väed õppisid lõpuks vaenlasest kiiremini. Aga alati ei ole nii, et suurem jõud lõpuks võidab. Paremate otsuste ja kiirema kohanemisega on väiksem, vähem võimas jõud, võimeline ületama suuremaid jõude, kes kohanevad aeglasemalt. Ja just seda ütleb Hertling, et Ukrainas toimubki. Ajaloo jooksul on palju näiteid sellest, kuidas selline strateegiline kohanemisvõime on muutnud olukorra ebasoodsas seisus oleva poole kasuks. Kõige kuulsam näide on ilmselt Termopüülide lahing aastal 4080 e-kristunder, kus väike Kreeka vägede koalitsioon, mille tuumikuks olid 300 spartalast, kuningas Leonidase juhtimisel, suutis pidurdada tunduvalt suuremat sissetungivat Tärsja väge, mida juhtis Xerxes I. See lugu tehti surematuks, kasutades mõningaid ilukirjanduslikke vabadusi. 2006. aasta menufilmis 300, mille lavastas Zack Snyder. Kuigi kreeklased said lõpuks taktikalise kaotuse osaliseks, põhjustas nende kangelaslik vastupanu pärslastele suuri kaotusi, innustas kreeklaste ühtsust ja aedlustas pärslaste edasitungi. See viivitus võimaldas Kreeka vägedel ümber rühmituda, mis viis otsustavate võitudeni Salamise ja Plataia lahingutes, lõpetades tõhusalt pärslaste sissetungi. Aga aastatuhandete möödumine pole vähendanud väikeste, kohanemisvõimeliste jõudude tõhusust suuremate ja aeglasemate üle, kui kasutatakse ajatut, õiget strateegiat ja taktikat. Ja hiljutisemad näited kinnitavad seda. Hertling toob näiteks Vietnami sõja. Kuigi ta ütleb, et 1968 aasta Teti pealetung oli põhjavietnamlaste jaoks täielik sõjaline läbikukkumine, mis sisuliselt hävitas Vietcongi kui võitlusjõu. Vietsong kohanes, vältides sisuliselt enesetapjalikke lahinguid palju tugevamate USA vägede vastu ning pöördus selle asemel sissisõja taktika poole. Lõpuks põhjustasid need varased asümmeetrilised taktikad sõja venimise liiga pikaks ja kulud muutusid USA juhtkonna jaoks poliitiliselt talumatuks. USA oli sunnitud taanduma. Vietnam on tänaseni kommunistliku juhtimise all, kuigi seal on elujõuline sotsialistliku suunitusega turumajandus ja head suhted USA-ga. Ukraina kontekstis palju lähemal kodule toob Hertling samuti näiteks Soome talvesõja aastatel 1939–1940. Soome sõdurid kasutasid asümmeetrilisi taktikaid, nagu talvine kamuflaaž, suuskadel liikumine ja improviseeritud relvad, näiteks Molotovi kokteilid, et võidelda tohutu Nõukogude Punaarmee vastu. Hertling nimetab tulemust viigiks, mis on võib-olla veidi liialdatud hinnang. Sõda lõppes Moskva rahulepinguga, mille kohaselt Soome loovutas umbes 11% oma territooriumist Nõukogude Liidule, sealhulgas Karjala, osa Saimaast ja saared Soome lahes. See on tehniliselt sõjaline kaotus. Kuid Soome suutis Nõukogude Liidule suuri kaotusi põhjustada ja mis veelgi olulisem, säilitas oma iseseisvuse. Rahvuslik ühtsus tugevnes märkimisväärselt ning Soome saavutas rahvusvahelise prestiiži, samal ajal kui Nõukogude Liit visati agressiooni tõttu Rahvaste Liidust välja. Selles mõttes on viik ilmselt õiglane kirjeldus ning paralleelid tänase Ukraina konfliktiga on silmatorkavad. Hertling juhib õigesti tähelepanu sellele, et sõjaolukorra hindamine peamiselt territoriaalsete saavutuste põhjal on vigane. Loomulikult on territooriumi küsimus oluline. Venemaa on okupeerinud umbes 20% Ukraina territooriumist ning Ukraina lõppeesmärk on venelased kogu sellelt alalt välja tõrjuda ja ala tagasi saada. Aga sõjapidamine on oluliselt muutunud ning Ukrainas sõjaolukorra hindamine ainult selle põhjal, kui palju ruutmiile kumbki pool on vallutanud, jätab tähelepanuta tegeliku olukorra lahinguväljal ja selle taga.
Alustuseks ei saa suuri alasid Ida-Ukraina rindejoonel kindlalt pidada ühe või teise poole kontrolli all olevaks. Tegelikult on need tohutud hallid tsoonid, kus kummagi poole kontroll on parimal juhul väga nõrk. Mõlema poole kõikjal olevad FPV-droonid, mille tegevusraadius ulatub 10 miilideni, on muutnud varasemad soomusmanöövrid jätkusuutmatuks. Harvade eranditega ei torma kumbki pool tänapäeval enam soomukite ja tankide kolonnidega pealetungile, et uut territooriumi vallutada. Enamasti lõpevad sellised taktikad lihtsalt sellega, et tekivad põlenud sõiduki kolonnid, mida teine pool saab videotes näidata. Nüüd kehtib põhimõte, vähem on rohkem. Mõlemad pooled liiguvad nüüd edasi väikeste jalaväerühmadega, keda katavad suurtükivägi ja droonid. Küla või see, mis sellest alles on, mida väidetavalt üks pool hoiab, on sageli tegelikult vaid mõne sõduri käes. Ja territoorium vahetult hõivatud külade taga sisaldab endiselt teise poole vägesid, isegi kui lahingukaardid näitavad neid alasid ühe armee kontrolli all olevat. Need väikeste rühmade taktikad koos rindeliini tohutu pikkuse ja mõlema poole tööjõupuudusega tähendavad, et piiratud arv jalaväelasi suudab mõnikord tungida sügavale vaenlase eesliinide taha ja seal positsioonid sisse võtta. Kui varustus tuuakse regulaarselt droonidega, suudavad nad neid positsioone hoida kuid, hävitades tõhusalt vaenlase igasuguse ettekujutuse piirkonna kindlast kontrollist. Droonide kõikjal kasutamine tähendab, et rindeliinid ei ole kunagi päriselt kivisse raiutud. Kuid droonid on toonud ka niinimetatud lähitagaosa otse lahinguväljale. Möödas on ajad, mil armee sai liikuda kolonnides, rajada uusi eelpositsioone ja seejärel neid positsioone hoida, kasutades turvalist logistikat ja ladusid, mis ulatusid 10 miilide kaugusele tagalasse. Tänapäeval, kui kasutatakse satelliit- ja drooniluuret ning erinevaid täppislöögirakette ja mürske, ei ole lähitagaossa enam sugugi nii turvaline nagu varem. Tõepoolest, mõlema poole jaoks on logistika kahjustamine, juhtimise ja kontrolli häirimine ning varude hävitamine lähitavalas muutunud sama tähtsaks kui ründavate eesliinivägede ründamine. Hertling väidab, et Ukraina on nendele uutele lahinguvälja reaalsustele kohanenud palju kiiremini ja tõhusamalt kui Venemaa. Ukraina strateegia kasutada droone, täppislööke, elektroonilist sõjapidamist ja rünnakuid tööstustaristu vastu kaugel rindest, president Volodõmõr Zelenski kaugmaa sanktsioonid on võimaldanud Ukrainal sõjas initsiatiivi tagasi saada. Tõestuseks viitab ta Sõjauuringute Instituudi hiljutistele hinnangutele, mis seda väidavad. Vene väed kogesid 2026 aasta aprillis kogu rindel territooriumi kaotust esimest korda pärast Ukraina Kurski sissetungi 2024 aastal. Nüüd kiire meeldetuletus. Kui sa pole seda veel teinud, siis telli kindlasti kanal. Saates Sõjasaade anname iga päev ülevaate kõige olulisematest sõjalistest arengutest ning süvitsi analüüsime, mida need arengud tähendavad. Seega vajuta tellimisnuppu, et sa midagi maha ei magaks. Nüüd, sõltuvalt sellest, kus sa oma uudiseid saad, on see ISW näitaja mõningate vaidluste objektiks. ISW väide, et Ukraina suutis aprillis tagasi vallutada neto 72 ruutmiili territooriumi, on laialdaselt kajastatud Lääne ja Ukraina meedias. Kuid kahjuks pole sellele veel eriti palju sõltumatut kinnitust, vähemalt praegu mitte. The Economist War Tracker viitab, et sel aastal on Venemaa esimest korda, alates 2023 aasta oktoobrist, kandnud väikeseid, kuid püsivaid territoriaalseid kaotusi, kuid ilma ulatust kinnitamata. Ja sellega asi piirdubki. Venelased ise kujutavad olukorda hoopis teistsugusena. Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov väitis hiljuti, et Vene väed on hõivanud üle 1000 ruutmiili territooriumi, vallutanud 80 asulat ja vabastanud viimase alles jäänud asula Luhanski oblastis. Aastal 2026. Geolokaliseeritud videomaterjal näib vähemalt selle väite viimast osa kinnitavat. Hertling kirjeldab seda tohutut erinevust väidetes kui Kremlile omaste väidete ja lahinguvälja tegelikkuse vahelise lõhe suurenemist. Aga kes teab, mis tegelikult toimub? Nagu me oleme selgitanud, on mõlema poole puhul territooriumi täieliku kontrolli all olemisena kirjeldamine enne, kui rindejoon on liikunud 10 või isegi 100 miile vaenlase territooriumile, tõenäoliselt parimal juhul eksitav. Tegelikult on enamik sellest hall ala, kus kontroll ei ole kunagi täielikult kindel ja positsioonid võivad vahetuda, mõnikord isegi mitu korda ühe päeva jooksul. Hertling ei näe seda nii. Tema arvates paljastavad kõrged sõjaväelised juhid, kes edu liialdavad sageli sügavamaid institutsionaalseid nõrkusi.
Autoritaarsetes süsteemides püüavad tsiviil- ja sõjaväelised juhid sageli kujundada aruandeid nii, et need vastaksid ootustele, mitte tegelikele operatiivsetele oludele. Aja jooksul moonutavad need tegevused sõjalist ja poliitilist otsustamist, nõrgendavad kohanemisvõimet ning põhjustavad strateegilist düsfunktsiooni. See on Venemaal toimunud juba enne täiemahulist sissetungi ja näib, et see toimub siiani. Tal on ilmselt õigus, kuid see on ohtlik väide. Kuigi Venemaad on korduvalt tabatud sellest, mida Vene sõjablogijad irooniliselt nimetavad ilusateks raportiteks, pole ka Ukraina jäänud puutumata oma raportite ilustamisest. 2026 aasta aprillis vabastati ametist 14 eraldi mehhaniseeritud brigaadi ja 10. armeekorpuse komandorid pärast uurimist, mis paljastas, et nad olid varjanud olulisi varustuse puudujääke. Leiti, et sõdurid olid tõsiselt alatoidetud toidu ja vee puuduse tõttu ning positsioonid kaotati. Kindralstaap teatas, et eelmine juhtkond oli varjanud tegelikku olukorda. Varem, 2025 aasta lõpus vallandati 54. mehhaniseeritud brigaadi ja 10. mägirünnakubrigaadi komandörid süstemaatilise aruannete võltsimise eest. Nad valetasid Siverski ümbruses positsioonide hoidmise kohta, kuigi väed olid neid juba maha jätnud, mis viis selleni, et Vene väed vallutasid linna peaaegu ilma vastupanuta. Kahjuks ei ole need sugugi üksikud juhtumid. Nagu Ukraina filmitegija ja pataljoni ülem Oleg Sentsov ütles väljaandele Ukrainska Pravda. Meie riigis on valetamise hulk tohutu ja armees on see lihtsalt mõõtmatu. Hertlingi loogika järgi oleks Ukraina nagu Venemaa autoritaarne süsteem. Ja kindlasti ei ole see, mida ta üritab öelda. Tema mõte on selles, et samal ajal kui Venemaa valetab territoriaalsete saavutuste kohta ja komistab, areneb Ukraina taktikaliselt ja operatiivselt edasi. Selle väite teine osa on kahtlemata tõsi. Nagu Hertling selgitab, on Ukraina komandöörid alati mõistnud, et nad ei saa lõputult kulutada suurtükimürske, soomukeid ja sõdureid võitluses suurema vastasega, kellel on sügavamad reservid. Seega, selle asemel, et püüda Venemaa kvantitatiivset ülekaalu tasa teha, on Ukraina üha enam keskendunud kogu Venemaa sõjatööstussüsteemi nõrkuste ründamisele. Selle asemel, et keskenduda rindel kulutamisele, on Ukraina üle läinud asümmeetrilisematele taktikatele. Täpsemalt öeldes on Ukraina oma kaubmaa ründedroonide ja rakettide varusid oluliselt suurendanud ning sihib üha enam infrastruktuuri, logistikat, energiatootmist, navigatsioonisüsteeme ja tööstusrajatisi, mis toetavad Venemaa sõjalisi operatsioone. Ja tundub, et pole kahtlustki, et need rünnakud põhjustavad suuri kaotusi. Üha kasvav hulk kinnitatud videomaterjali kinnitab, et järjest rohkem suuri naftarafineerimistehaseid, kütuselaoplatsid, lõhkeainetehased ja Venemaa drooni- ning raketitootmisega seotud tehased saavad tabamusi ning seda üha sagedamini. Ukraina rünnakud kahjustasid hiljuti Kuriši naftarafineerimistehast Peterburi lähedal, mis on üks Venemaa suurimaid rafineerimistehaseid. Viimastel nädalatel on nad tabanud ka Amnir Progressi tehast Tšuvašias, mis toodab navigatsiooni juhtimissüsteeme, mis on elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavad, mida kasutatakse Venemaa droonides ja rakettides. Ja need on vaid 2 näidet paljude seast. Hertlingi sõnul peegeldavad need rünnakud üha keerukamat luuretegevust ja sihtmärkide valikut, mille eesmärk on häirida Venemaa sõjamasina ühendavat lüli. Nagu Ukrainas toovad ka Venemaa õhutõrjesüsteemid enamiku neist droonidest alla, kuid kuna Venemaale lendab praegu väga palju droone, jõuab üha rohkem neist siiski sihtmärgini. Ja mitte lihtsalt kusagil, vaid Moskvas ja Peterburis, Venemaa kõige hinnatumates ja paremini kaitstud paikades. Lääne luurehinnangute kohaselt on Venemaa võimud selle tulemusena suurendanud turvameetmeid Vladimir Putini ja võtmetähtsusega Venemaa juhtkonna rajatiste ümber. Teised raportid väidavad, et Ukraina rünnakud, eriti Moskva vastu, on sundinud Venemaa ametivõime õhutõrjesüsteeme ümber paigutama, et kaitsta eliitjuhtkonna rajatisi ja kriitilist infrastruktuuri. Hertling ei vaidle vastu sellele, et osa neist raportitest võib olla mõnevõrra liialdatud, kuid tema sõnul on nende täpsus lõpuks vähem oluline kui laiem strateegiline reaalsus, mida need kajastavad. Ukraina on suutnud tuua sõja Venemaa pinnale. Ja seda on näha tavaliste venelaste nägudelt või õigemini nende telefonidest. Valitsus on Venemaal piiranud juurdepääsu Telegrami rakendusele, ilmselt selleks, et piirata negatiivseid uudiseid sõja kohta. Tegelikult on raske leida ühtegi aktiivset Vene kanalit, kus selle sammu üle rahulolematust ei väljendataks. Koos kasvavate kulude ja tugeva surve all oleva majandusega on see samm kahtlemata Venemaal meeleolu märkimisväärselt halvendanud.
Vene riikliku küsitlusfirma Votsojumi andmetel langes Putini toetusreiting 2026 aasta aprilli lõpus 65,6%-ni, mis on madalaim tase alates sõja algusest Ukraina vastu. See on märkimisväärne langus, üle 12% võrreldes 2025 aasta detsembriga, mis sundis riiklikult kontrollitud küsitlusagentuuri oma küsitlusmetoodikat muutma, et edasisi tagasilööke pehmendada. Muidugi on need küsitlustulemused, millest paljud lääne liidrid võivad vaid unistada. Viimaste USA küsitluste kohaselt on president Donald Trumpi toetusprotsent endiselt umbes 39%, kuid trend on pidevalt langev. Ukraina suurimatest liitlastest Euroopas on Saksamaa kantsler Friedrich Merz kõige populaarsem. Tema toetusprotsent on vaid 19% ja mittepooldajate osakaal 76%. Prantsusmaa Emmanuel Macron jääb temast veidi maha. Tema toetusprotsent on 18% ja mittepooldajate osakaal 75%. Ühendkuningriigi peaminister Sir Keir Starmer, kelle tööpartei sai hiljutistel kohalikel valimistel alandava kaotuse, on suure tõenäosusega peagi ametist tagandatav. Ainult 11% britte usub, et ta on olnud hea või suurepärane peaminister ning peaaegu 60% arvab, et ta on olnud kehv või kohutav, selgub YouGovi küsitlusest. Siiski on umbes 12% langus Putini toetuses vaid 1 kvartaliga. Tugev märk sellest, et Ukraina asümmeetriline strateegia töötab. Nüüd esitab Hertling tugeva põhjenduse selle kohta, kuidas Ukraina kasutab oma kohanemisvõimet ja asümmeetrilisi eeliseid, et initsiatiiv tagasi haarata. Kuid erinevalt mõnest teisest kommentaatorist ei jõua ta järeldusele, et see on pannud Ukraina kindlalt võiduteele või et sõda on lõppemas. Venemaa on endiselt ohtlik ja suudab põhjustada tohutut hävingut, märgib ta. Ta tunnistab ka Ukraina tõsiseid tööjõuprobleeme, fakti, et riik on täielikult sõltuv välisabist, et üldse toimida ning et ta on suures ebasoodsas olukorras, kuna sõda on muutumas kurnamissõjaks. Venemaa kannab suuri kaotusi, kuid tal on palju suurem võime neid taluda, lihtsalt tänu oma märksa suuremale suurusele, majandusele ja rahvaarvule. Samuti tasub märkida, et Pentagoni ametlik hinnang sõjaolukorrale ei jaga Hertlingi arvamust, et Ukraina on oma uuenduslike taktikate ja parema kohanemisvõime tõttu strateegilise initsiatiivi enda kätte haaranud. Pentagoni erikontrolli inspektor hindab oma 2026 aasta mai aruandes kongressile operatsiooni Atlantic Resolve kohta, et Venemaal on peaaegu kindlasti tõhusam juhtimis- ja kontrollisüsteem kui Ukrainal. Samuti on Venemaal peaaegu kindlasti suurem võimekus läbi viia pidevaid kõrge tempoga ründeoperatsioone ning tal on eelis otsetules, logistikas, vägede moodustamises ja vägede kaitses. Venemaa on saavutanud taktikaliste droonide kasutamises võrdsuse, kuigi Ukrainal on tõenäoliselt endiselt tõhusam taktikaline, lahinguväljale keskendunud luurevõimekus kui Venemaal. Siiski nagu 300 spartalast, Vietkong ja vankumatud soomlased teises maailmasõjas on oskuslikud näidanud, ei tähenda võit alati vaenlase alistamist lahinguväljal. Sõja alguses oleks väga vähesed ennustanud, et Ukraina seisab endiselt kindlalt pärast 4 aastat kurnavat ja verist sõda. Kuid seal ta seisab uhkelt kõigile nähtavalt. Siiski on väike võimalus, et Ukraina eskalatsioonid võivad neile rängalt kätte maksta. Kasvanud surve Venemaal ei too kaasa suuremaid üleskutseid kapituleerumiseks ega Putini kukutamiseks. Selle asemel näivad need avaldavat vastupidist mõju. Nii avalikkuse kui ka mõjukate juhtide seas kostab üha valjemini üleskutseid Ukrainale palju karmimalt vastata. Kuna on väga vaieldav, kui palju Venemaal tegelikult veel tavarelvastuses varuks on, et selliseid lööke anda, on olemas sünge väljavaade, et Venemaa võib kasutada midagi surmavamat, taktikalisi või isegi strateegilisi tuumarelvi. See oht kasvab iga päevaga. Tuumasõda eemaldaks tõenäoliselt Ukraina suuremad keskused kaardilt ja muudaks kogu selle territooriumi elamiskõlbmatuks ja võimalik, et ka suure osa Euroopast, Venemaast ja isegi USA-st. Aga kui seda saab vältida, siis on väga suur tõenäosus, et Ukraina visa vastupanu ja kohanemisvõime on just need, mis lõpuks tavavad tema suveräänsuse, väärikuse ja tuleviku. Täpselt nagu Hertling väidab. Hoiame teid loomulikult kursis, kui olukord areneb. See sõda muutub iga päevaga. Aga juhuks, kui Venemaa otsustab tuumarelva kasutada, vaadake seda videot Ameerika Ühendriikide kõige turvalisematest kohtadest, kus seda üle elada. Aitäh vaatamast!